Aloha imelised teisel pool ekraani, minu nimi Krista-Arra Laksmi-Titton ja tulen täna eetrisse jällegi San Diegost ja kutsun ennast külluse antropoloogiks, kes on siis aastaid uskunud, et inimestes on olemas varjatud aarete laekad ja kui neid avada, tulevad sealt välja imelised talendid, mida aktiveerides saame siis aktiveerida holistilise külluse ja holistilise küllusega saame hakata siis manifesteerima oma sisemisi muinasjutte ja oma unistusi siis välises reaalsuses iseenda tingimustel. Ja täna ma otsustasin, et teemana ma võtaks hoopiski lihtsalt küsimuste-vastuste vooru, kuna ajaliselt ei ole üldse olnud väga aega nende laivide ajal olla väga nii-öelda siis interaktiivne. Teemad on hästi mahukad ja võtavad päris kõvasti nagu aega ja olen saanud mainida, kes on nii-öelda siis eetris olnud enam-vähem, osadel kordadel pole sedagi saanud teha, pluss siis veel tehnilised teemad ka siia otsa, nii et kokku on tulnud päris niisugune huvitav segapudru kemüüse. Ja nüüd täna olekski, ma võtan sellise aja, et kui sa oled nüüd kuulanud neid teisi päevi ja oled ka läbi teinud võib-olla need ülesanded, siis kas sul on tekkinud küsimusi ja kui on tekkinud küsimusi, siis mis teemadel, loodetavasti siis kõik need erinevad kommentaarid siin ilusti jooksevad läbi ja osad ma sain ka siis eraldi Messengeris ja muul moel, et kui jääb siis aega vaadata need ka üle. Ja tore on, kui küsimused oleks teema kohaselt siis sisemise pere kohta, sisemine laps, sisemine mees, sisemine naine või siis küllus, enesearmastus, erinevad siis teemad, mis meil siin on viimastel päevadel nii-öelda siis fookuses olnud. Ja ma vaatan, kes meil siin juba siis liinil on. Eha ja Pille, väga tore, aloha, kus te täna liinil olete. Loodan, et teil on olnud ilus päev. Ja kui sul on siis küsimusi, et ära ole nii-öelda siis arg, et küsi, olen olemas ja valmis vastama siis erinevatel teemadel. Ja seniks, kuni te siis julgust kogute, võib-olla siis saaksin alustada, et mul tuli selline lahe küsimus. Keelia Vaiknõun küsis, kas ma saaksin rääkida mees- ja naisenergiate tasakaalustamisest ja ma näen, Kredi Tunder tuli ka, aloha, väga tore. Ja see on väga hea küsimus, sellest tõesti võiks teha eraldi laivi ja mul on võib-olla sellest räägitud ka erinevate nurkade pealt, erinevates laivides, siis, mis eelneval aastal siis oli ja ma vaatan aloha, siis Pille Raplast, väga tore. Ja tõesti mõtelge, kui on nende teemadega seoses küsimusi, pange siia ilusti kohe kõrvale kommentaaridesse ja kui millegi pärast siis siin selle laivi ajal läbi ei tule, siis ma vaatan muidugi ka hiljem ja seepärast on ka hea, et kui nüüd selle kuu jooksul tekib teil küsimusi ja võib-olla kohe ei tule või tuleb hiljem või mis iganes tegeledes nende teemadega, siis kindlasti kõige parem moodus, nii nagu ka Keelia siin tegi, on tegelikult saata mulle Messengeri küsimus, siis see ei kao sinna kommentaaride vahel ära. Kuigi ma kommentaare vaatan, vahest Facebook teeb ka igast trikke, ütleb, et ainult näitab mulle most relevant comments, ma ei tea, mismoodi ta neid valib ja mul on kartus, et mõnikord võib-olla mingid kommentaarid lähevad kaduma. Ja nüüd see küsimus, mis siis Keelia küsis, mees- ja naisenergiate tasakaalustamine on väga essentsiaalne küsimus, eriti ka seoses siis küllusega. Ja küllusega on selline lugu, et ilma siis mees- ja naisenergiate tasakaaluta põhimõtteliselt küllust ei sünni. Et nii nagu lapse sünniga on, et on vaja meest ja naist, et laps sünniks, mõlemad osapooled, mõlemad peavad panustama siis füüsiliselt ja igal muul moel, siis samamoodi on küllusega. Et naisenergia on siis see, kes annab tegelikult selle impulsi ja meesenergia on siis see, kes hakkab nii-öelda materialiseerima seda siis suurde maailma ja vormi võtma. Ja nüüd olen seda ka maininud, et Eestis on siis see teema, et kuna me oleme sajandite kaupa siis olnud naistena
võib-olla siis ka perekonnapead erinevate siis põhjuste tõttu, sõjad või mehed on ära võetud, ära surnud või ära küüditatud või nüüd siis viimastel aastatel ka töötavad teistel maadel, siis põhimõtteliselt ongi põlvest põlve on käinud siis see muster, et naisenergia, meie naised Eestis sageli ei teagi, mis tähendab olla naine, kuna ei ole olnud mees eeskujusid ja teiseks nad on lihtsalt ise kogu aeg püksid jalas mehed. Ja see on nüüd selles mõttes väga paha lugu. Ma ise kutsun ka seda, et Eesti naine on nii-öelda siis künnihobune, ma olen ise ka selles vägagi süüdi. Ja kui me oleme selles künnihobuse või selles meesenergias, siis me ei saa tegelikult väga otseselt ja teadlikult tõmmata oma ellu tugevaid kuninglikke mehi, sest siis me tõmbame enda ellu sageli just niisuguseid nõrku mehi. Ja esimene asi ongi siis tegelikult hakata tööle siis oma naiselikkusega ja oma mehelikkusega, kõigepealt kaardistada neid ja see on ka üks asi, mida ma väga soovitan sisemise pere kursusel, me saame teha seda ja see õpetab hästi palju sinu enda nagu mustreid ja see, kuidas sa toimid ja mis on sinu alateadlikud mustrid ja suhtemustrid ja nii edasi, need tulevad seal kõik riburada pidi välja. Alustame alati sisemisest lapsest, siis sisemine naine ja siis sisemine mees ja see on nagu hästi huvitav, kõik need dünaamikad, mis sealt välja tulevad ja kas ja kuidas need asjad on siis nihkes, mida saab ette võtta, kuidas saab paremini siis nendega toimetada. Ja sageli ongi, et inimene võib tulla minu juurde, ma võin energeetiliselt teha ka selle tasakaalustuse nii-öelda nendele energiatele, aga sageli sellest ei ole pikka nagu pidu, kui nüüd inimene sellega ise edasi ei tegele, siis põhimõtteliselt ja ei saa nii-öelda võib-olla ka siis juuripidi ligi, kust või miks need asjad on siis esile tulnud või kuidas nad paigast ära on, ei lähe nii-öelda selle asja tuumani, siis see tasakaalutus jätkub edasi ja edasi. Et mina põhimõtteliselt tegelesin selle teemaga ikkagi, ma usun, üle 10 aasta täiesti teadlikult ja siis viimased aastad enne, kui ma Maikeliga kohtusin kohe väga-väga teadlikult ja sellest hetkest, kui ma hakkasin Hawaii'l käima, siis hakkas alles minu ühendus minu sisemise naisega, et enne ma ei teadnudki, et tal sihuke nii-öelda midagi nii-öelda öelda on, et ma olin lihtsalt kasvanud sellises perekonnas, sellise taustaga, et ma teadsin, et ma olen üksinda, mul toetust ei ole, ma pean ise hakkama saama ja kui ma ei oleks sellise nii-öelda siis mõtlemise ja toimetamisega olnud, ma ei oleks reisinud 30 maale, ma ei oleks elanud 7-8 aastat Norras ja mõne aasta siis Lõuna-Aafrikas ja kõik siuksed kohad ja kogemused. Et see on viinud mind kaugele ja kõrge ja teinud minust tõesti väga tugeva iseseisva naise ja ma tean, et ükskõik kuhu mind visata maailmas, ma saan hakkama, ma oskan olla nii-öelda see kameeleon sinna sisse siis elada. See ongi soovitus võib-olla siis tegeleda oma sisemise perega. Mingi hetk ma teen ka siis siukse individuaalse kursuse, kus sa saad lihtsalt siis kaardistamismaterjalid, aga kui sa tahad tõesti ikkagi sügavuti minna ja saada nii-öelda kellegi välise perspektiivi ja siukest individuaalset lähenemist, siis ma ikkagi soovitaks selle sisemise pere coaching'u programmi läbi teha, sest seal me tõesti läheme selle teemaga juureni, et kus see nagu pärit on, mida sa saad siis konkreetselt ette võtta, mis on need harjutused, ma iga kuu annan harjutused, mida sa pead tähele panema, mis on julgusharjutused, et nii-öelda siis ennast nende piiride peale viia ja sealt välja viia. Ja põhimõtteliselt ongi siis naisenergia, on voolamine, vesi, kõik sellega seotud ja meesenergia on siis mateeria, praktiline, kõik sihuke struktuur ja süsteem ja tasakaalustada neid kõigepealt siis sa peaksid tegema väikese kaardistamise, võtad näiteks nädal aega, kas ja mis seis on, kus seisus on siis naisenergiat, kui palju sa neid nii-öelda päeva jooksul siis või nädala jooksul avaldad, mida sa teed ja siis kui palju meesenergiat ja mis on siis vaja tasakaalustamiseks teha. Et naisenergiad ongi siis naiseks olemine, voolamine, spontaansus, olema ühenduses siis oma sisemise intuitsiooni ja häälega, kõik siuksed hoolitsemised, hoolimine iseenda eest, hoolitsemine, teiste eest hoolitsemine ja samas emotsioonidega ühenduses olemine. Ja
naiselikkus ka sageli, kui inimesed ütlevad, et oh, naised on nii muutlikud ja teine ja kolmas asi, mis iganes. See on jah, naise olemasolu, aga nüüd vahe on selles, kas naine on siis nüüd see toores printsess veel või hoopis lihtsalt tütarlaps on ju, või on tõesti siis hakanud tegelema endaga, et on muundumas siis selleks küpseks kuningannaks. Ja mina ka oma ellu ei saanudki ennem tõmmata seda kuningat, kuni ma olin ise siis toimetanud iseenda naiselikkusega nii palju ja teadlikult, pluss siis see veeteraapia muidugi ka aitab kaasa. Ja suur asi, mis naisenergia aktiveerib meis, on usaldus, usaldus oma südame, oma intuitsiooni suhtes. Nii nagu kui minul siis sisemine naine ütles, et nii, Kristal, nüüd läheb 3 kuuks, 3 korda niimoodi erinevatel aegadel, siis Hawaii'le mingit plaani polnud otseselt ja asjad kõik toimisid 3 korda järjest. Või et nüüd lähed ühe otsa piletiga Mehhikosse, et need on parajad suured ettevõtmised, kus mõlemad, nii sisemine mees kui sisemine naine pidid toetama mind, sest muidu me oleks nende asjadega hakkama saanud. Ja nüüd meesenergiatega ka, et kui need asjad on ülekaalus, siis peab toetama rohkem siis seda nii-öelda naisenergiat, et siis tasakaalustada neid. Ja kui sa tahad oma ellu tõmmata tõelist kuningat, siis on raudnael see, et sa pead tegelema oma naiselikkusega ja naisenergiate teemadega ja üldse naiseks olemisega, sest see on meil sageli eestlastena päris kõvasti nii-öelda siis vatti saanud ja on natukene siis paigast ikkagi ära. Ja tõesti ka nüüd, kui oleme kasvanud siis kas vanavanematega või hoopiski siis ainult ühe vanemaga, tavaliselt emaga, siis ongi see, et meil on need asjad nagu nihkes, me ei teagi siis, kas ja kuidas tegelikult see õige tasakaalukas nii-öelda siis suhtlemine, naismeesenergiate voolamine välja näeb. Nii et nüüd ma ei tea, kas Keelia on siin täna olemas või kui sa vaatad seda hiljem, kas see on nüüd siis piisav vastus ja mis teised arvavad sellest, aga see oleks selline algus, millega siis algust teha. Ja ma vaatan, kas siis on teisi julgeid ka siin kohale tulnud. Gredi Tunder on Soomest ja Katrin Kollist, aloha, Ester Toomenurm ka olemas, aloha, väga hea. Nii, ja kui kellelgi on siis veel küsimusi, et ärge olge siis arad, et pange kindlasti siia kõrvale, et mulle väga meeldib olla interaktiivne. Sageli ongi, et need teemad, mis ma ette võtan, on nii mahukad, et siis võib-olla ei ole väga seda võimalust otse eetris teha. Et võib-olla siis ka järgnevate siis nädalate jooksul ongi nii, et siis võib-olla teha niisugused kiiremad läbikäimised 3-4 päeva ja siis küsimuste-vastuste voor. Ja nüüd on küsimus ka kõigile, et kas olete kasutanud siis neid ülesandelehti, mis on blogisse pandud ja kui te vaatate, siis iga päev siis nüüd läheb see järgmine blogi siis üles ka blogi siis lehele, kus on kõikide päevade ülevaade, et saate sinna lihtsalt klõpsata ja läbi vaadata kõik siis päevade kokkuvõtted, et selline väga hea ülevaade. Ja üks küsimus ka teile seal teisel pool, et kas need teemad, mis ma olen siiani läbi käinud, on olnud teie jaoks aktuaalsed, olulised ja siis andke mulle märku, kas thumbs up või süda. Ja teiseks, kui on veel nii-öelda siis soov, mis täpsemalt, mis teemad veel on siis nii-öelda sulle hästi olulised või mis on nii-öelda need katsumuskohad, mis sinu elus toimetamisel praegu on. Ja ma vean kihla, et absoluutselt kõik teemad, mis te välja pakute, need on otsapidi kõik seotud tegelikult küllusega. Ja seepärast mulle meeldib ka holistilise küllusega toimetada, sest kõik teemad põhimõtteliselt jooksevad sellesse nii-öelda kokku. Ja selle holistilise küllusega on veel teine teema ka, et on tõesti, ta ongi nagu vihmavari, mis koondab kõiki asju kokku, et ma mäletan 2005 aasta, kui ma hakkasin toimetama inimestega nagu siis individuaalsemalt ja otse üks-ühele, siis Eestis just, et siis hakkas tulema mulle inimesi ja nad, esimene küsimus, ütleme 90% inimeste küsimus oli see, et Kristal, et mul on rahaga probleemid, et kuidas ma saaks raha rohkem. Ja kui me hakkasime vaatama, ei olnud kunagi tegu tegelikult rahaga, et oli alati, kas siis suhe oli nässus või oli seal seksuaalsus kinni või oli tervis paigast ära või ei teinud inimene seda, mis ta siis oli tegelikult tulnud siia tegema, oma missiooni või talente täitma.
ja loomulikult minu arusaam on siis see, et küllus on tegelikult ükskõik mis vormis, on tegelikult tulev nendele teemadele. Ja kui hakkasime siis tegelema nende teemadega ja tavaliselt ongi, nende teemadega ei ole nii, et tulen, isegi kui sa tuled ja teed aura transformatsiooni ära, ei ole nii, et kõik on kohe korras. Et sa pead ikkagi siis alles töö algab, ta lihtsalt aitab sul kiiremini jõuda iseenda lahendusteni ja iseendaga kontaktini ja see endaga töö tõuseb veelgi olulisemale kohale kui varem, et tõesti, ta ei ole imetablett. Aga ta kiirendab neid protsesse ja aitab sul leida neid otseteid iseenda suhtes ja oma teega siis seoses. Ja kui nüüd on nii, et on ikkagi mingi teemaga, sa ikkagi lähed nagu siis võssa, siis ühel hetkel ja siis universum ja siis sinu vaim hakkab ka tegelikult andma sulle märku, et sa nii-öelda siis ikkagi oma teele tagasi lähed ja kui sa ei lähe, siis tuleb selline paras litakas, mis lükkab su nii-öelda siis õigesse kohta tagasi, mis ei ole kunagi nagu meeldiv, aga mis on nagu tegelikult väga õige asi, et mida sa ragistad seal võsas, kui sinu jaoks on ette sillutatud nii-öelda kiirtee. Ja ma mäletan ka, et ma isegi ükskord küsisin siin kas laivis või kuskil inimeste käest, et Eestis just, et kui sul oleks valida, kas ragistada võsas või sõita kergelt ja mõnusalt kiirteel, siis enamus vastasid, et ikkagi ragistada võsas, et see ongi see eestlaslik olemine, et ikka läbi valu, vere, higi, et oleks ikka raske, on ju. Et tegelikult need ajad on läbi saamas, et ei ole vaja nii-öelda siis punnitada ja asja nagu keerulisemaks teha. Nii vaatan, kas on keegi veel siia siis midagi kommenteerinud, praegu vist ei ole, nii, väga hea. Nii, ja ma ei tea, kas ta nüüd ei näita kommentaare, aga ühesõnaga, kui on siis pange teemasid, küsimusi ja kui on veel mingisuguseid kommentaare, siis eelnevate teemade kohta siis ka samamoodi kommenteerida. Ja nüüd selle kaksikvaimu teemaga ka veel seoses, et paljud korrad siis ka inimesed tegelikult nagu võib-olla mõtlevadki, et see on mingi ulme, et mis jama juttu sa ajad, Kristel, on ju. Ja tegelikult see ei ole ulme, et tõesti minu enda elu on näide, et tõesti ma tegelesin endaga sisemiselt nii kaua ja nii palju, et tõesti lõpuks ma manifesteerisin oma kuninga ja ma ise tol hetkel ei otsinud, kuningas ei otsinud. Ja siis lihtsalt see elu universumi maagia ja see usaldus, et ma usaldasin oma sisemist pere, siis üks asi viis teiseni. Et tõesti nagu filmis, et minu elus saaks tõesti väga hea filmi, kui kellelgi on kunagi mõte teha filmi, siis see oleks päris hea filmimaterjal. Ja nüüd üks teema siis võib-olla ka sissejuhatuseks. Homme ma alustan siis Külluse ratta tutvustusega ja kui ma alustasin siis 2005 aastal Külluse teemadega, siis ma hakkasingi nii-öelda kaardistama seda, vaatama, et okei, milles siis need asjad, kus see pihta hakkab nii-öelda. Ja alati oli kesksel kohal seksuaalsus, et seksuaalsus siis on see, millest me oleme sündinud siia maailma, milles on siis ka ühenduses siis need mees-naise energiad. Ilma selle nii-öelda siis koostööta ei realiseeru ükski laps nii-öelda. Ja teiselt siis või ka projekt on ju. Ja teiselt siis suhted ja siin suhetel oleme siis pannud juba päris palju rõhku, aga võib-olla siis järgnevas siis panna natukene võib-olla laiemalt seda vaadata. Ja just, et kuidas tõesti see suhe, kuidas ma olen endaga suhtes, mõjutab siis kõiki suhteid meie elus ja mida teadlikum ma olen, seda paremaks lähevad minu suhted, mida rohkem ma olen ära nii-öelda siis tervendanud oma haavad, kas siis oma sisemise lapsega, lapsepõlvega seotud tavaliselt, sisemise naisega, sageli hästi paljud naised on, kui nad on haiget saanud suhetes, siis see sisemine naine on hästi haavatud ja mõni tuleb siis sisemise pere programmi alguses, siis ma vaatan nüüd täiesti energeetiliselt nagu kuulipõhi põhimõtteliselt, et on nii-öelda siis energiat on aukus ja need haavad on seal sisemisest lapsest, sisemisest naisest
ja sisemine mees on ennast täiesti ribadeks tõmmanud, sest lihtsalt see on kogu aeg siis kündnud maad, on ju, et päris hull seis. Ja kui see siis nagu paika saada, siis loomulikult kohe hakkab inimene ka teadlikumalt oma tervise eest hoolitsema ja koheselt hakkab nagu ka tunnetama, et okei, et mis tööd ma teen, kas see meeldib mulle, vabandust, kas see on seoses siis minu nii-öelda siis erinevate nii-öelda siis missioonidega ja kui siis need saavad tööle, siis loomulikult, kuna siis ka eneseväärtus ja asjad on paigas, siis suhteteema seal, siis see küllus hakkab ka voolama siis hoopis teisel kujul. Nii et see tuleb ka põnev, see peaaegu võtab meil terve nädala peaaegu ära. Nii et siis, kui selle teemaga on ka teil juba küsimusi, et kindlasti ärge siis kartke, et küsige neid. Ja selle nii-öelda siis ka niisugune hea tagasivaade, et üldse see mõte teha 31 päeva laive, et see on päris hullumeelsus, sest paljud inimesed ei tea, see ajaliselt võtab 4-5 tundi kõik pärast nii-öelda siis konkreetselt kokku linkida ja kõik nii-öelda siis viralossiti nii-öelda toimima panna. Ja kui ma sinna paneks veel 1-2 tundi veel õigemat veel siis nii-öelda promo ja turundust veel juurde, siis see võib-olla võtaks 6-7 tundi päevas. Ja minu austus nii-öelda inimeste suhtes siis, kes tegelevad igapäevaselt YouTube'i kanalite asjadega ja üldse sotsiaalmeedias, tõusis lihtsalt selle 6 päevaga juba niimoodi, et oi, et see on tohutu töö ja inimesed, kes nii-öelda seda võib-olla sellisel määral ei tee, nad ei saagi aru sellest, ei hindagi seda ja ongi nagu selline, et tänasel päeval ongi, et nii palju on nii-öelda siis seda vaba informatsiooni, vaba vara, et siis lihtsalt ahmitakse seda paremast vasakust nii-öelda siis suu poolest sisse ja üldse tegelikult ei mõelda, et okei, et aga mida mina siis saaks, kui nüüd Kristal annab 31 päeva, põhimõtteliselt kokku tuleb siis peaaegu 15 tundi erinevat siis staffi ja materjali, mida siis mina saaks koostöös temaga teha ja mida mina saaks talle siis tagasi anda omalt poolt. Et tekiks selline kahesuunaline liiklus, et väga sageli inimesed ei mõtle üldse sellisel kujul, et inimesed on nüüd nii harjunud lihtsalt vastu võtma ja lihtsalt ahmima seda nii-öelda siis tasuta kraami, et ta võib-olla suuremalt sellisel kujul ei mõtlegi. Ja muidugi katki ei ole mitte midagi, sest universum alati toimetab kõik see, mis sina siis oma elus teed ka, kas tasuta jagad või annad inimestele, see läheb sinu enda siis nähtamatule külluse kontole ja see saab jaotatud sealt siis õigete inimesteni, õigete kontaktideni ja õigete siis kohtadeni. Ja mida rohkem nüüd ka näiteks üks asi, mida ka inimesed saavad tagasi anda siin sellega seoses, et isegi kui ükski asi või koolitus või toode, mida ma siin nagu jagan, ei nii-öelda helise, siis tegelikult üks asi, mida saab kindlasti teha, on see, et jagada neid videosid oma siis Facebooki lehel ja oma Facebooki siis seal timeline'il, jagada neid inimestega, kui on mingi teema oma nii-öelda siis ringkonnas, kui sa tead, et sul on näiteks sõbranna, kes on depressioonis, et vot talle see informatsioon praegu oleks väga nagu inspireeriv või keegi, kellel on just teema, et on ühest suhtest teisesse läinud, saada talle need eelnevate päevade sisemise pere nii-öelda siis Facebook live'id, las ta vaatab ja kogeb neid. Et need on väiksed asjad, mida me teeme, aga mis tegelikult aitab paljundada seda teadlikkust, aitab paljundada seda nii-öelda siis ka küllust. Ja nüüd ma näen, keegi on midagi kirjutanud siia. Eha on, et huvitav on, kõik infot on praegu nii palju ja see on suur aare. Selle sees ise olla, ennast leida, kes mis, nii palju mõtteid peas, lained löövad praegu pea peal kokku, peab vaibuma. Jah, see on ka arusaadav, et meil on tõesti informatsiooni ülekülluse ajastu, et kõigepealt seal džunglis üldse siis leida, kes või mis üldse on nii-öelda siis ka sinu inimene, see on esimene asi ja teisena siis tõesti, kuidas sealt siis infost välja võtta see sulle vajalik või sulle siis oluline. Ja nüüd siin ongi see vahe siis ka, et kui
näiteks ka sina, Eha, et kui sa hakkad nii-öelda andma mulle rohkem infot, mida sina vajad või kuidas sina vajad, siis saan ka mina nii-öelda konkreetsemalt omalt poolt siis lihvida oma sisemise mehega ja naisega koostöös siis seda materjali siis järgnevatel päevadel. Nii et selline see tänapäeva elu on, et tuleb ennast siis kõigega kurssi viia ja toimetada siis uue aja energiate ja tehnoloogiatega taktis. Ja mul oli täiesti niimoodi, et 31. detsembril mul ei olnud veel üldse aimu, et ma midagi sellist teen, nagu ma siin praegu teen. Ja 1. jaanuaril ma tõusin üles ja ütlesin, et ei, mul on vaja mingit siukest täiesti teistsugust pauku endal ka aasta alguseks ja ma tean, et paljudel inimestel on sama teema. Ja kui sa oled ka võib-olla natuke eelmisest aastast või kuidagi lõpus seal munenud nii-öelda, et mõnikord on nii, et meie sisemine naine võib natukene liiga palju nii-öelda siis muneda, siis ongi võib-olla aeg kokku võtta, jalad tagumiku alt välja võtta ja hakata tegutsema. Ja nüüd tegutsemine ongi, et kui sa alustasid näiteks selle katsumusega, tee kaasa kõik need erinevad päevad, ülesanded ja võtagi see endale nii-öelda sisemise mehega ka katsumuseks, et ma alustasin sellega, ma viin selle lõpuni. Ja isegi kui sa ei jõua, siis võib-olla see 3 või 4 harjutust, mis ma päevas annan tavaliselt, on liiga palju, siis võta ainult üks sellest ja tee iga päev ainult üks läbi ja vaata, mis siis vahe on. Ja mis on hästi huvitav, ongi see, et kui meie elu tempo läheb kiireks ja palju asju tuleb peale, siis mis juhtub, on see, et me sageli, esimene asi, mis läheb nagu tahaplaanile, on see, trennid kaovad ära, unearvelt võtad seal nii-öelda siis ära ja nii edasi, järjest nii-öelda siis lõikad enda eest hoolitsemist nagu väiksemaks. Ja see on asi, millega kindlasti peaks olema natukene karmim, et neid ära ei lõika. Ja eile ka siis ma vaatasin, et okei, mida ma saan siis veel toimetada siin asjadega nii-öelda, et ma jõuaksin voodisse õhtul kell 10, et ma saaksin kell 6 hommikul üles tõusta, ma saaksin hommikul teha oma hommikukõnni ja kõndisin siis randa ja ranna peal on seal see nii-öelda siis see piir või see sild ja nägin seda hommikust päikesetõusu palmide ookeani taga ja see oli ainult 15 minutit jalutuskäik ja see milline vahe, milline energia mulle endale, milline energia teile nüüd siit San Diegost, selline hoopis teine energia. Vaadata, kuidas lained tulevad, kuidas esimene surfar seal ilusti täieliku mängleva kergusega selle lainega nii-öelda siis randa surfas, siis kuidas kajakad laisalt nii-öelda siis lendavad seal, kõik sellised väikesed detailid, mis aktiveerib ka meie sisemise perekonna, kõik on kohe selline et rahu majas ja ükskõik, mis siis päev ülejäänud peale seda tuleb, et kõik on nii-öelda korras, kõik on nii-öelda rahus. Et see on ka nagu väga oluline. Nii et jah, et siis 1. jaanuaril tõusin üles, tuli mõte, et okei, nüüd teeme selle ja absoluutselt ka nagu selget sellist tervet raamistikku ei olnud, et ongi, et ma lähen usalduses, sisemisel mehel oli mõte, sisemisel naisel siis voolamine ja usalduses siis samm-sammu järgi asjad nii-öelda siis voolavad ja kulgevad. Ja nüüd sinna siis blogisse, kus on siis see ülevaate blogi, sinna ma panin nüüd ka järgnevate päevade siis ülevaate. Nüüd ma täna hommikul siis muutsin ära selle, et täna teha siis see küsimuste-vastuste voor, et siis sellega nihkuvad siis kõik asjad üks päev allapoole. Aga sealt sa saad siis vaadata ja tavaliselt ma proovin siis teie sessioonid hoida enam-vähem selles nii-öelda siis Eesti õhtuses ajas oma graafikuga siis vastavalt, et sellega seoses siis saate nii-öelda siis vaadata ja iga siis teie hommik tuleb siis see õige uus aeg ülesse. Nii, vaatan rohkem, mis praegu keegi ei ole siin väga aktiivselt toimetanud. Eha ütleb, ma olen tugev naine ja see kuningas on raske tulema vist. Need jalad on nii seal kinni ja printsessiks saada on vist huvitav, sest midagi peab nõrgaks tegema. Ja tegelikult ongi, see ei olegi võib-olla niivõrd see nõrgaks olemine, vaid see on just nagu kuidas ja kas me tegelikult läheme sellesse
naiselikku energiasse, et see ongi see, et kui me tuleme poest Maikeliga, siis ma tean, et Maikel on ju kuningas, et tema tassib siis need kõige raskemad kotid ja ma tegelikult üldse ei peaks ühtegi kotti tassima, aga ma lihtsalt tahan aidata ja ma aitan siis mõned kergemad kotid ka. Ja vahest ta täiesti keelab mul, ta ütleb, et ei, et sa mine nüüd tee midagi muud, ma toimetan sellega. Ja see voolamine ka, et kuidas kuningas hoolitseb, et eile ka mul oli täiesti crazy päev, et sisemise pere siis need programmi seansid, siis nende kodutööde juhised, siis eelnevate kodutööde lindistused, tagasisidemed, pluss siis see Facebooki teema, sinna vahele mõned veel emailid, asjad ja see päev kujunes tõesti mingi 12-13 tundi täiesti nagu rauas tulistasin ja Maikel kuningana tuli kohe, astus kõrvale. Okei, et ka seal, kui aitas, tegi süüa, mis andis mulle jällegi siis pool tundi lisaaega, pärast aitas nõud ära koristada ja see ongi, et mees nii-öelda astub sellesse kuninga rolli, et ma saan sinu eest hoolitseda, sa saad siis olla siis kas see lill või teha neid mingeid asju, mis ei tähenda nüüd, et mees võtab kõik siis majapidamistööd üle, aga see on lihtsalt siis olenevast olukorrast ja just, et ta toetab naist ja ta on olemas tema jaoks ja sa tunned, et sa oled nagu kantud ja hoitud ja sul on nii-öelda siis taga nii-öelda siis seljatagune on nagu tugev ja seepärast ka see sisemise pere nii-öelda programm on väga võimas, sest sa saad seal harjutusi ja erinevaid asju, mida sa saad siis juba hakata füüsilises maailmas tegema. Üks on siis selline ka, mis tõesti füüsiliselt reaalselt on kinnitanud, et hakkab tõmbama tõesti seda tõelist kuningat meie maailma. Aga jah, see meie enda siis naise käitumise muutmine on see, mis esmaselt siis toob selliseid erinevaid tulemusi siis välises reaalsuses ka. Ja üks näide siia lõpetuseks, mis ma toon, on, meil oli siin merineitsitega Eestis just ühe minu vantra koolituse lõpp ja me läksime siis ühte suurde restorani ja meid oli 10 tükki ja mul ei olnud eelreservatsiooni tehtud ja seal oli siis üks naine, kes oli hästi selline vanas kommunismi energias, et ei, et mis te nüüd mõtlete, et tulete siia 10 inimesega, et saate laua, et no way, on ju. Ja ma enda sees siis tegin nii-öelda siis väikese aktiveerimise, et okei, kuninganna saabus ja vaatasin juba silmanurgast, et üks teine seal siis noormees teenindaja juba siis organiseeris meile lauda kokku ja selle õhtu siis käive neile meie laua pealt oli no ikka mingi 400 €, kui mitte rohkem, on ju. Ja lihtsalt see oligi selle nii-öelda siis ettekandja seal põhimõtteliselt laiskus, et ta ei tahtnud teenindada 10 inimest, on ju. Ja nüüd ongi, kui sa lähed sellise teadlikkusega, et kuninganna saabus nii-öelda siis ruumi, mis ei tähenda, et sa oled ülbe ja inimeste suhtes siis mitte hooliv või austav, vaid just, et sa oled ühenduses selle energiaga, siis inimesed saavad kohe kontakti ja mehed kohe, kusjuures energeetiliselt tunnevad ära, teevad ise ukse lahti, aitavad mul jõusaalis, kõik kohe tuuakse ette, tõstetakse pingid ümber. Ma lihtsalt küsin, et okei, et kas sa kasutad seda pinki, on ju. Ja ei kasutaks, sa tahad, ma panen ta sulle, mis pidi sa tahad, okei, kuidas üles-alla. Kõik tehakse ära, on ju. Ja see ongi, et kui mina hakkan käituma kui kuninganna, siis väline maailm vastab sellega samamoodi. Nii et aitäh sulle, Eha, selle kommentaari ja kaaselamise eest ja teistele ka. Merle Jakobson ja Ene Sõde ka ühinesid, aloha teile ka, väga tore. Ja sellega ma täna võtangi siis otsad kokku ja kohtumiseni siis homme. Kui on siis veel rohkem küsimusi või soovitusi ka teemade kohta, kindlasti pane see siis kas siia kommentaaridesse selle video alla või siis pärast saada siis mulle Facebook Messengeri ja kindlasti jaga seda videot nendega, kellega sa arvad see heliseks ja
kui on sulle okei, jaga seda ka oma siis seinal ja ma olen tõesti hästi-hästi tänulik kõigile, kes on olnud siin juba olemas kõik need päevad. Ja nüüd meil on siis käes 7. päev, nii et õnnitlen väga ja annan siis teile ka nii-öelda ülesandeks ongi see, et mulle siis teemasid jagada, mis teemad huvitaksid ja ka, et siis ma vaatan, ma mõtlen sinna ülesande lehe peale mõne veel, et siis pärast vaata seda blogist ka järgi. Nii et suur-suur aitäh kõigile, jaga, pane like ja ole olemas siis homsel. Homme siis alustame Külluse rattaga ja esimeseks teemaks on siis seksuaalsus, mis on väga-väga põnev teema, millega olen tegelenud ka väga palju aastaid. Nii et ole kohal, aloha ja kohtumiseni homme.